Tere hommikust, on käes uue nädala algus. Nüüd sõidame edasi Queenstowni poole. Mega ilus ikka. Ma arvan, see vlog ongi enamasti lihtsalt looduse klipid, aga sellise loodusega peabki olema. Oleme jõudnud Thunder Creek Falls. Teeme sellise hommikuse küsimuste vooru sinule. Sinule? Jah. No. Kuidas ühe sõnaga, kui kirjeldaksid reisi seni? Jah. Kui kirjeldaksin reisi ühe sõnaga? Jah. Üks sõna või nagu lause? No, ma ütleks lõputud vaated. Väga hea. Nii, teine küsimus. Mida on see reis sulle õpetanud seni? Üks asi. Õpetanud? Et tuleb võtta asja vabalt ja ei pea kiirustama, kui Chill või? toimetusi teha näiteks. Tõsi. Näiteks söögi tegemine, värgid, kõik võtavad kauem aega kui tavaliselt. Aga see on okei. See ongi kämpimise võlu. Kämpimise võlu, teed rahulikult süüa. Ossa juba siin. No, nii, vaatame. Wow. Siit saame alla minna sinna vee äärde ka. Lähme, muidugi. Wow. Kuidas see on nii sinine? See on nagu vesivärv ju. Oh my god, lõpetage ära. Mida? Lõpetage ära, see on... Võib-olla neid kõiki kämpimise mitte glamuurseid osasid ei ole nii palju jõudnud filmida, aga ma ütleks, et neid väga palju polegi, et ongi üks kämpimise juures raskeid asju on see, et on külm hommikuti, aga saab hakkama, siis me oleme ikkagi oma autos ja on mõnus. Ja teine, mis ma arvasin, et tuleb sama hull, on see, et on vaja seda veepaaki, nagu seda wastewaterit tühjendada. Ja meie oleme otsustanud, et meie oma vännis seda vetsupotti ei kasuta, sest nagu selleks ma ei ole lihtsalt, ma ei soovi. Käime vetsudes, mis on igal pool siin olemas, mida on väga palju ja piisavalt tihti. Aga nüüd me vahetasime selle musta veepaagi ära ja panime uue vee, et me saaks nõusid pesta ja hambaid pesta siin taga kraanikausis ja see oli üllatavalt lihtne. Reaalselt nüüd, kui sa tead, kuidas see käib, see võtabki nagu sul 10 minutit põhimõtteliselt. Ja nüüd me saame hakata lõunat tegema. Ja kuna meil oli veits segamini siin hommiku ja lõunasöök, mis iganes, siis me lõunaks teeme oma hommikusöögi. Nii, kõhud on täis ja siin teisel pool kallast on üks väga kurikuulus puu. Mis selle puu nimi oligi? Leik Vanaka Triivist. Ja, nii et teeme kiire turistiringi. Nagu te näete, siis see on reaalsus. Kõik ükshaaval lähed puu juurde, tehakse pilt ja siis järgmine. Me oleme peaaegu Queenstownis kohal ja mis see linna nimi on? Hi! Thank you. Where have you been? Up to Meg Hutton somewhere? No, we just going. Volcanic action up there, isn't there? Yeah. So it's something to do with that. Hot water comes up. Hot water. 4 days ago? Oh, you're fresh. Yeah. So are you going to... And then you're going up north too? We went to Christchurch. We'll go... Glenorchy's one way. Yeah. We'll go to Milford. Sound first and then come back yeah. and then... So are you going to go to Milford? Yeah, I think so. Just for a day.
me parkisime bussi ära ja siis mingi onu tuli meiega juba rääkima ja siis ta soovitas mingit rada, kuhu me küll täna ei jõua minna, aga kui me sinna raja poole vaatasime, siis ma arkasin, et seal on väga palju kitsekesi, nii et me vaatame, kas meil õnnestub vähemalt nende kitsekestele natuke lähemale minna, sest et nagu see vaatepilt on muinasjutt. Ja lähmegi siis. Sealt vaata, keegi kõnnib praegu läheb. Lähme ka vaatame. Davai. Loodame enne neid ära. Lähme vaatame. Olgu. Sõidame edasi. Vaadake selline armas kohake. Kõnnid ja avastad lihtsalt selliseid spotte. Ma tahan kippuda. Me küll kitsekestele väga lähedale ei saanud, et neid lähemalt vaadata, aga me nägime neid niimoodi mäe otsa ronimas. Ja nüüd me nägime siin jänkukesi aasa peal. See on reaalselt nagu väike Disney printsesside linnake. Need majad on ka veits nagu need võiks olla mingis multikast. Mingi Disney multikast. Vaata seda valgust. Oh my god, oh my god. No see ei ole reaalne, jah? Vaadake mulle, kuidas see tee läheb siit. See lihtsalt läheb sinka-vonka. See on hea näide sellest, siin on hästi. Nagu vaadake palun seda. Nagu see on täiesti ulme. Oh my god. No camping. Siin Nagu hallo. Oh my god. Wow. Nii et see ikkagi oli. Siia tuleb hommikul ujuma või? Ma tulen ise, kui mul on nii külm. Wow, mine, sa näed välja nagu filmis. Siin ei ole mitte kedagi. On jah. Nii, kiire koristus tehtud. Kõik asjad on meil seal üleval. Siuke näeb välja siis meie voodikoht. Sõbrad laenasid meile sellise väga vahva tulukese, mida me oleme kasutanud Cozy Lighti jaoks. Ja siis me ise võtsime Aussis kaasa väiksed tulukesed. Nii et vaadake, selline pesa on meil. Tere hommikust vlog. Nagu te näete, fresh soeng peas, linnariided seljas ja rääkides linnariietest, palun vaadake seda nunnud kombot. Minu südamesokid ja need matkatossud. Me oleme siis omadega jõudnud Queenstowni. Me ööbisime siin täna seal nii ilusas kohas, aga kuna meil oli täna suht pisi graafik planeeritud, siis me nüüd oleme käinud pesus, viinud pesu pesema ja nüüd ilmselt siis sööme hommikust. Sa tahad rääkida, kuhu me lähme? Lähme kohvikusse. Jah. Siin ei ole praegu üldse pikk järjekord. Siin on siis kuulus burgeri koht, kus oli eile nagu järjekord täiesti, ma ei tea, mitu meetrit. Ja siin on selle sama koha bakeri. Sina tead, mis sa tahad proovida? Marek võttis siis Ferg Pie ehk siis selle koha mingi signatuur pirrukas. Mingi rampsteigi tükid, karamelliseeritud sibul ja mingi musta pipra. mul Normin neelud käivad.
tere Tisu! Võtsime ühe kaneelisaiakese ka. Väga mõttes. Okei. Ma arvan, et see burger on nagu võib-olla isegi väärt seda haipi, sest see pirukas on juba hea, need pirukad tavaliselt ei ole väga rohkem. Vaadake minu võikut croissant. Ja seal oli kirjas, et tegime väikse shoppingu, siin on 2 plakatit, üks on Surfers Paradise ehk siis Gold Coast ja siis teine on Uus-Meremaa plakat. Ja Marek ostis endale, Anna, vaadakas siuke discgolfi-ketas, helendav. No nii, sõbrad, Marek läheb diski mängima, mis tähendab seda, et mina võtan teid kaasa ja me läheme ja teeme ühe väikese fotowalki siinsamas Queenstownis, kus me praegu oleme. Nii et nautige siis neid vaateid koos minuga ja lähme püüame midagi siia kaamerasse ka. Aga ilmselgelt enne, kui me läheme siin pildistama, siis ma nägin tee ääres ühte pisikest mingi poeke, ma ei tea, mis seal täpselt oli, aga ma nägin, et seal on ka op-shop. Vabandust, kui see kaamera siin veidralt käib, ma ei ole õppinud seda veel nii hästi käsitlema, igal juhul ma nägin, et siin tee ääres on mingi väike op-shopike, ehk siis kaltsukas või ma ei tea, mingi siuke asi ja ma lähen kaen selle üle. Ma nägin, et seal oli üks mingi stange väljas, nii et ilmselt seal ei ole nagu midagi meeletult palju, aga lähme vaatame, sellegi poolest tundub väga põnev ja siis ma tulen siia parki ja vee äärde jõudutama ja pildistama. Ja nii, väike kaltsukatiiruke tehtud. Väga vahva oli, väike jutuajamine seal töötajaga, noh nagu ikka, väike small talk. Ja nüüd ma mõtlesin, et ma enam ei viitsi seal tuhnida, vaid ma tulen välja ära kaamera kaenlas ja vaatame siis, mida me siin pildile püüame. Was actually in Seville. Oh wow. The national park. We went for a walk. Oh, sorry, a bike ride. Nüüd ma peaks kuidagi Marek üles otsima, aga ma ütlen ausalt, mul pole õrna aimu, kus ta on. Ja ma näen siin ainult ühte diskikorvi. Et ma loodan, et see üks diskikorv juhatab mind õigele teele. Aga seni vaatame, milliseid vaateid siin veel on. Ma leidsin, et siin on need kastani ninakesed. Päris kodune tunne. Täna ma proovin siis järjekordselt uut jooki. Nagu te kunagisest varasemast vlogist mäletate, siis mina olen joogiinimene ja täna, kui ma nägin poes seda mu reaktsioonist, see riiulis oli nagu ülipalju erinevaid igas kombuchasid ja limonaadi asju ja kui ma seda nägin, siis Marek minu meelest kohe teadsid, millise peale mul see reaktsioon tuli, sest pirnijoogid, kui nad on head, siis nad on väga head ja see on pirni, mee ja õunaäädikaga. Ma ei tea, tundub hea mõte ja tisu ja ongi nagu pirni siirup mulliga. Väga hea. Tead, miks see on nii hea ajastus või?
siis ma nägin, et Heavenly'l vaata tuli välja see pirni mingi maitse suve oma või ma ei tea, kas see on suve oma või mingi jääb maitse, ma olin nii kurb, et ma seda ei saa kohe proovida. Aga see on ka päris hea. Aga olgu, hakkame nüüd sööma. Nii, ja mida sina täna proovid? Mina proovin mustsõstra jooki õrnalt gaseeritud veega. Mingi Näite pudelit ka, see tundub lahe. Ja lemon juice'i on ka sees veits. Näita meile seda. Väga lahe pudel. Üldse oli nii palju ägeda disainiga pudeleid, aga davai, proovime. Nii. Ja, on mustsõstra maitse või? Ma maitsen uuesti. Jaa, väga palju ei ole. Okei, tundsi seda marja, mis ütlesin nagu mors. Saagi aru. Mina jälle. See on nagu kodumors ja mulliveega segatud. Minu meelest mega hea. Mis see on? See on nii haige lihtsalt. See on uskumatu, millised vaated kogu aeg. Ja ei lõppe otsana. Tuleb ja tuleb ja tuleb veel. America. America? Cool. Where are you guys from? From Estonia. So, like, if you need like an EpiPen. Väike vahepeatus tee Anaus ja keda me siin näeme? See on nunnukesed. Kolkus ja 7 värske tunne. Nii et jah, siis. Me oleme jõudnud nüüd enda tänasesse ööbimispaika ja ma ei tea, mega veider on see, et tavaliselt ma arvasin, et 10 kohaga campground on nagu pisike, aga täna, kus me oleme, on reaalselt 3 kohta ja me oleme ainsad hetkel siin. Aga jah, täna on päris vihmane õhtu ja öö tulemas, nii et on väga selline nüüd väga cozy siin bussis, kuna meil tulukesed põlevad ja seal on see väike valgus ja tegime jälle omal voodi korda, viskasime kõik asjad minema, mitte minema, vaid siin üles riiulisse ja siis ma pean näitama teile minu meelest nii lahe. Kaiselt ja Martenilt saime sükest teipi, millega saab siis asju panna seina külge kinni ja me panime oma mütsid siia üles ja siis seda sama teipi kasutasime siin nende fairy lightside kõrgemale tõstmiseks ka. Vot ja siuke on meie vaade. Selline. Vot. Ja nüüd. Nüüd lähme pimedasse laternaga metsaga. Aga tegelikult. Hakka muna keetma. Ja tisu. Cheers. Cheers. Tere hommikust. Nagu te näete, ei ärganud me väga ammu aega tagasi. Aga käes on kolmapäev hommik. Kell on 8 ja me oleme juba sõitnud tund aega, mis tähendab, et me oleme jõudnud oma tänasesse esimesse tegevusse, milleks on siis Milford Sound boat trip. Ja siia sõit juba oli ulme. Me küll hakkasime pimedas sõitma, aga veits oli juba näha neid koskasid mööda neid mäenõlvasid, seinasid voolamas. Aga enne kui me lähme sinna paadireisile, on oluline süüa. Nii et siin on väike võikupaus, tee, vesi on tulel ja siis juba varsti lähmegi. Võtame ühe ära. Promominutid. Kui oled ka reisil, ära unusta kanda Soolehe ehteid. outfit of the day. Nii, meie vlogeri outfit. Väga ilus. Matkaks valmis.
inimesed lähevad. Somewhere around the Searbury. This is where you can pick up any picnic lunches you may have wanted. Ja vette ka ju. Make your way down there nice and calmly once you get there, just way further to show. We're part of the main hub here, we're going to box to our right. Now folks, this is the Discover More cruise, so we are able to get a little bit closer to a few locations throughout the cruise. So I recommend heading to the front of the boat as we take a close look at these trees in front of us. No nii, meie 2-tunnine paadireisike on läbi ja nagu arvata võite, siis me jäime, mina vähemalt ja ma arvan Marek ka, jäime ikka mega rahule, sest nagu mis olid need vaated ja delfiinid. Nagu tead, pange ükskõik kuhu kogemusele delfiinid juurde ja see on minu jaoks juba maailma parim. Nii et täiesti suurepärane. 10/10. Pluss see, et me läksime hommikul kõige esimese väljuva laevaga, mis oli 9:30 või paadiga, mis iganes. Osad võivad parem õnne, ma ei tea. Nojah, igal juhul oli nagu perfektne ajastus nii valguse mõttes kui ka loomade mõttes, sest nad ütlesidki, et tihti delfiine pole näha ja ühesõnaga, et pigem on harva. Aga meie ajastus oli suurepärane ja nagu see valgus ka, mis seal oli, tänu sellele, et kell oli hommik veel, oli lihtsalt maasikas kirstordil. No nii, mingi 4 tundi või? 4 tundi sõitu on kohe selja taga. 4,5 isegi. 4,5. Kell on 7 ja 20 minuti pärast me jõuame siis tänasesse ööbimispaika, milleks on Moke Lake Campground ja oleks see nimi meelest ära, mis ma olin nagu. Igatahes Moke Lake Campground ja seal ootavad meid Kaisa ja Marten! Mis tähendab, et täna õhtul ja homme siis me saame veel koos hängida, enne kui meie hakkame sõitma tagasi ülespoole ja siis enne seda, kui me näeme neid veel ühel õhtul Gold Coastil. What is this? What? Wow. Lohe! Okay, distracted much. What? Äge ju. Äge just sarvedega kitse mäge mäest üles ronid. Ta oli sarved nagu krussis. Miks te nii kaua ära olite? Lehvita! Tere tulemast! Selge. Ei ole midagi. Ei ole siin. Sa pead nendes kalastada saama. Jah. Siin, kus oli eile vesi, on täna suur udu ja märkasime väga külmade kraadidega. Nagu te näete, mul on juba kindad ka käes. Aga vaikselt sätime minekule. See on nagu full kodutee lihtsalt. Nagu see mee maitse siin tee sees. Järjekordne pesupäev on käes, pesus on käidud. Oleme tagasi Queenstownis ja... Mis sa ütlesid? Mu kaamerat või? Jaha. Oleme tagasi Queenstownis ja täna on meil siis selline puhkepäev, mis tähendab, et me ilmselt ei sõida väga mitte kuskile, kui siis teise parklasse ja pärast ööbima, aga ilmselt siia samma kuskile, nii et see tähendab, et täna saab lihtsalt olla. Vaatame, kas käime siin linna peal ringi, kas Marek läheb diski. Mul on kaasas ka vesivärvid ja ma mõtlesin, oleks nii tore kuskil oma matkatool välja võtta koos oma vesivärvidega ja lihtsalt nautida seda ilma, sest üleeile sai ikka meeletult palju sõidetud, mõlemal päeval circa mingi 4 tundi pluss vist isegi.
ja ma tahtsin öelda, see on ikka huvitav, kuidas kämpides võtavad nagu kõige tavalisemad asjad täiesti teistsugust või nagu täiesti, kuidas öelda, kuidas kämpides võtavad igapäevased tegevused nii palju rohkem aega. Näiteks see, kui sa tahad pesus käia, see, kui sa teed süüa, kõik asjad võtavad nagu palju rohkem samme kui tavaliselt kodus, sest kodus on kõik asjad oma kohal, aga siin sa pead kogu aeg vastavalt vajadusele siis tegema mingeid lisaliigutusi. Igal juhul. Jah, Kaisa ja Martin on ka siin Queenstonis, nii et me veedame nendega aega. Ja jah, ega muud ei olegi. Muud vist ei olegi. Nii mõnus päike on ka. Saab lühikeste varrukatega olla. Ja näiteks nüüd meil on vaja laadida läpakas ja 3 akupanka täis, mis tähendab jälle kodus sa pistaksid need lihtsalt pistikusse laadima, aga siin see tähendab, et me ilmselt lähme istume kuskil kohvikus ja laeme seal oma asju natukene ja siis jah, ülejäänud päevad hästi naudime ilma ja käime linna peal ringi ja vaatame, mis iganes veel see päev meile toob. Head isu! Head isu! Saame joogi kuskile. Tahaks ka rulaga sõita skatepargis nagu see poiss. Ma olen nii tagasi pargil. Ja siis on kevad, siis kõik on pargis, vaata päikse käes nii. Jah, aga mõtlen, kuhu, kas siia või? No nii, kus minek? Ratastega sõitma. Siin on käiguvaheti. Täna me lähme siis proovima seda Fergburgerit, millest me ükspäev mööda kõndisime ja nagu näha, siis õhtul on järjekord juba suht pikk. Me kõndisime päeval sealt mööda ja siis seal oli siuke 10-15 inimest järjekorras, aga ma arvan, praegu on siuke 20 plus. Ja et lähme vaatame, kaua meil läheb ja kuidas burger maitseb kõige olulisem. Nii, 18.52 meil on purksid tellitud ja me ootasime mingi 25 minutit. See on meie tellimus. Mina võtsin originaali blue cheese'iga, Marek võttis sweet bambi ja kõrvale friikada joolikastmega. Nii et. Nii õnnelik. Marek proovis sweet bambi. See on siis Fjordi kits. Davai. Mis see on, juust või? Anjam. 10 palli skaalal. No mingi 7. 7 või? Davai. Nii, minul on siis originaalpurks, aga sinihallitusjuustu. Ja seal sai valida, mis juustuga tahad, mina võtsin sine. Overhyped või? Oota, ma võtan ühe ampsu veel. Jaa. Otsi kuskilt kaste ja värgid. See on nagu... Sorry, ma suutäis räägin, aga kui ma läheks purksi kohta ja ma saan selle, siis ma olen mega rahul. Kui mulle öeldakse, et see on uus Meremaa või nagu üks paremaid purkse, mis keegi on üldse saanud,
jah, ta on väga hea, aga ma ei läheks uuesti pool tundi järjekorda seisma. Näita sisu ka. Aitäh. Vot, aga hea sisu. Ei, see on aus. Nii. Paste eraldi võetan, ehk siis koriandri, lemongrassi mingi paste on nagu väga hea, aga kas ma nagu low-key ma tegelikult ei taha lõpetada. Ta on okei, aga nagu... Jah. Mina ka nagu liiga kõrget hinnet kahjuks anda ei saa. Lihtsalt kuna minu jaoks on ka astet natuke vähe ja no, mulle tundub, et meil kõigil on sama vibe. Friikad, mega. Jaa. Mega. Nii et kõik oleme samal. Mina ütlesin 70. Ma arvan ka, tead ma ei annaks isegi 7. Ma ütlen 4. Ma ütleks 6. Sellele või? Jah, kõigele. Noh, aur. saad.